Meie reis algas ju sellega, et me oleme unustanud endale kohvri võtta, nii et peame hakkama kohvrit alles ostma. Upsi. Pole hullu. Meil juba siin elu käib. Ivari ja Kristin unustasid oma kohvri rahulikult sinna lindi peale. Me ei unusta, me arvast üks võtab, teine võtab. Meie saime soodukad kohvi pealt, sest mu väikse venna sõber töötab siin. Ja nüüd kõik narrivad, et minu võileib on lame. Lapik. See peaks mu krossanti nägema, ma arvan, et see on veel lumedam. Võta välja. Näita rahvale. See on tõesti lame. Call me mama. Järgmine või? Nii. Keegi ei julge. Pole miski parata, kui jook tahab varundi kurku karata. Valame siis. Seida. Oi. Laseme natuke lahtuda ka. Laseme lahtuda. Oota, tädile. Tule Märtini opa. Cheers. Aina kogunetakse. Pole midagi teha, kui mõni on nii sõbralik, tore ja sõbralik. Kõik tahavad tulla. Ma ei teadnud teisi sõnu. Jalkas on iga päev. Kas saatab jalkas? Kogu aeg on. Olukord on nüüd siuke, et Malju tuli enda arust mind otsima, aga ainukene, keda meie nüüd otsime, on Malju, nii et loodetavasti ta ilmub ikkagi välja. Mina otsisin sind. Pühapäev ja tore see, et on jälle pühapäev. Nii palama. Kurjategijad on looduskaitsel ja ohvrid mulle ja nii ohvrid. Don't you know, pump it up. Ma olen Itaalias oma heade sõpradega, tuju on hea. See on väga hea. Enjoy the other room, you will see. Okay. No. Ja vaatame kohe siis kõigi tood ära. If you want to lower, you press this button. 23, for example. If it works okay, you can manage the fan. Me saime oma esimesed Sitsiilia toidud kätte. Oi, vabandust. On see klämm on. Sõbrakesed. Jube maitseb. No tere, kallid sõbrad, nagu te võib-olla arvate ära, kus ma olen, siis me oleme Taorminas. Me tegelikult jõudsime eile õhtul, aga ega me väga eile vlogi ei teinud. Jõudsime siia, ütleme ausalt, mull voolas ojadena juba hommikust saadik. Õhtul jõudsime hotelli, läksime sinna alla sööma. Ja täna oleme terve päeva suht basseini ääres lamanud, et ma korralikult sain oma tan on. Ja nüüd on õhtu käes, kell on praegu 6:30 ja me lähmegi kohe minema, me lähme linna. Me bookisime ühe restorani, kus me oleme tegelikult eelmine kord käinud ja me oleme teid vlogiga sinna ka kaasa võtnud. Aga mõtlesime, et lähme kuskile tuttavasse kohta, et eelmine käisime suht mingi, ma ei tea, suvalises restos, kus me polnud enne kunagi käinud. Nagu näha, ma olen näkku korralikult päikest saanud.
ma lihtsalt segan vahel, mulle meeldis see, kus eilne su see enesekindlus oli. Me oleme siin enne käinud, siin on nii head kokteilid, head toidud, sa rääkisid siukest juttu, ma olin nagu... Mis asja? Ei, me ei olnud seal käinud enne. Ma tean, et me ei olnud, aga see, mis sa seltskonnaga rääkisid, jaa, ma tean, siin on nii head kokteilid ja asjad. Äkki ma mõtlesin midagi muud. Sa mõtlesid, aga ma ei viitsinud. Tead, vahet ei ole. Ühesõnaga, nüüd, kuhu me lähme, seal me oleme kindlalt käinud. Ma ei mäleta seda nime praegu, aga... La Buca. La Buca. Nii et, issand, me peame ruttu minema. Ma lugesin sõpradele sõnad peale, et punkt kell 7 saame, kell on 7 tähendab, punktil 7 saame üleval kokku. Ja ega hiljaks ei tohi jääda. Näete, minu abikaasa on ka siin. Tone, tan, fit and ready. Mina lubasin, et ma olen see reis hästi elav, hästi... Ta lubas seda ise endale, ma ei tea miks. Aga on nii, issand, mu käsi väsib ära, lähme. Let's go! Oi, te olete ka nii fancy riidesse ennast pannud juba. Allkorrusel ma kuulen juba Kristinat rääkimas, et ta ei ole enam nii purjus. No hello, kuidas me Mida sa blogid siin? Vaata kui kaunis. Oi. Ma ütlesin, mul on poos. See on ikka täis või? Ma käisin, aga ma ei saanud käinumas. Kas saaks keegi sulle seda talkingut või? Mis ta ütlen, et need vaated siin on hunnitud. Et natuke aurab, tossab. Okei, prego. Kerli võiks oma raha kasvada. Nii, kuidas siis need trepid on? On mõnusad, enne? Aga Maljul hakkab kohe süda puperdama. Kohe hakkab. Just. Mõnus on olla ja mured ei piina. Meil on 5 kasti õlut ja palju viina. Kuigi Taormina on tegelikult tuhandeid aastaid vanu, siis 1861, kui Sitsiilia läks nii-öelda Itaalia kuningriigi alla, siis hakati siin rohkem ka turistide jaoks nii-öelda ehitama, teid paremaks tegema. Ja 1900. alguses oli niimoodi, et kui rohkem kunstnik hakkas siin käima, filmistaarid, ma ei tea, Hepburn ja kes iganes vanasti Hollywoodis hästi kuulsad olid, nemad hakkasid nagu populariseerima seda kohta ja toodi see Euroopa rikkad, Euroopa raha, Euroopa rikkad turistid, kõik toodi siia. Ja nagu näha, siis täna, kui sa siin käid ringi, see on paksult inimesi täis. Nii kui päike hakkab natukene madalamaks minema, siis sa näed, kus turistide vood lihtsalt tulevad, ummistavad neid tänavaid. Aga meie läheme siis sööma La Bucasse, kus me käisime eelmine aasta ka. Ja see on minu arust üks väga-väga mõnus koht. Toit oli super. Et loodetavasti meeldib see teistele siin ka. Minul on teada, Rakvara kutkustanud. Siia restorani. Nii. Ja täna saab rääkima, mis meile meeldib. Ja ma lihtsalt soovin öelda Eesti toiduosutustele, vaadake, see on lihtsalt pitsa menüü neil. Ma näitan teile pärast, millised need pitsad on ja need hinnad on ka siin. Ja me oleme Sitsiilias, kallid inimesed. Ma ei kujuta ette, kuhu me kõik need... Nii, Mina tegin õige valiku. see on nüüd see carbonara, mis eelmine aasta ka sai söödud. Ja kuidas sa kommenteerisid seda olukorda? Sa putsi. Ütleme nii, et me ei koonerdanud. Ei koonerdanud. Väike parmesan. See on Mallu, kui sa juba keerutad. Minä pastat varastamaan samalla ajalla. Don't mind me over here. Proua pastat minua. Lasen ChatGPTil teha pildi minust Mount Etna kraatri tipus olen ma kirjutanud siia. Et juhuks, kui ma homme jõua ekskursioonile, ma tahan näha, kas mul on võimalik nagu fake ida seda, et ma olen ikkagi käinud.
mõtled selle peale? On ju. Mis on? Ma mõtlesin, et kui ma homme ekskursioonile ei jõua, et kas ma saan AI-ga ära peikida, saan küll. Ma ütlen, et tee nii, et vulkaaniga purskab. ma pidin end püsti ajama, sellepärast et vaadake, kui ilusad taldrikud siin on. Kristinal läheb juba 3. taldrikis sedasama. Mida sa fat shame'id mind, piece of shit? Aga alles esimene pudel. Juustuküpsisekesed, tead, siuke nagu keeruga vaata. Vaimoigi inimene. Ma just tahtsin öelda sulle, et maybe we should lock in for tonight, aga ma hakkan kahtlema. E dolce il tuo respiro e primavera sarà perché ti amo, siamo una stella, ma dimmi dove siamo e te ne frega. Kristina avastas, et siin on Sephora, ma ei tea, kuidas me eile sellest mööda kõndisime, aga siia me peame. Ma teen, see on sinu. Ma ei saa aru, mis... Coming. See on nii cute. Mitte ühtegi koera. Ei, null koer. Taevas on uhvo. Ja nad viivad kedagi ära. Prego. Kedagi, kes on prego. Not me! Täna on kauaoodatud päev ja see päev on kauaoodatud ainult kellu poolt, sest see on tema unistus. Me lähme Etna matkale. Näete, seal ta on ja sinna me lähme. Ta vähemalt ei tossa, eile ta konkreetselt full nagu tossas tunde, nii et võib-olla jääme isegi ellu. Aga sul on väike hirm sees? Hirm on naha vahel, sest ma ei ole kunagi elus üle 10 meetri kõndinud, aga samas ma eile ju leiutasin selle uue ujumisstiili, nii et maailma minu auster. Onna, aga alt oled invaliid. Varvastega ei niimoodi ma näin. Siin ei ole küll kuidagi. Me oleme esimesed. Juba väsinud. Appi. Kuule meie räti kukkus. Oi. Oli küll ja juba küll. Vahepeal keerasin vähemaks, mõtlesin, et kurat, kui varsti keegi hakkab raudselt. Me tulime praegu siia siis Etna jalamil asuvasse veiniistandusse, mis tegelikult 7 aastat tagasi alles nii-öelda taastati, võeti uuesti kasutusse ja me tulime siia selleks, et me saiks siis jalanõud saime endale, et minna matkama, sellepärast et see vulkaani tuhk ja kõik, mis siin maas on, see on ikkagi must ja see oleks me valged jalanõud lihtsalt ära määrinud. Allkirjastasime paberid, et me oleme nõus, juhul kui meiega midagi juhtub, et vastutus lasub meil endil. Ja nüüd ei olegi muud, kui hüppame uuesti bussidesse ja sõidame järgmisesse sihtpunkti, kus meid laetakse ümber teistesse autodesse, nii-öelda 4x4 maastikuautodesse, et siis edasi ronida. Ja seal öeldi, saab olema väga bumpy ride juba, nii et vaatame. Igastahes väga-väga lõbus, ma olen väga excited. Meil on hästi äge giid, kes terve tee juhatas, rääkis meile lugusid Etnast ja kõigest muust, mis siin toimub. Nii et siiamaani on küll väga-väga äge kõik. Vaata, mägi on nüüd seal ja kuna meil on ikkagi valged jalanõud, siis meile öeldi, et me peaksime panema jalga endale kohalikud saapad just sellepärast, et see muidu lihtsalt näärib meie valged jalanõud ära. I don't care what they can get dirty and they can Me saame vaadata. Honestly, each one of you look fit enough to do everything, even without walking shoes. Fit enough. Yeah. And you don't care if they get ruined or destroyed. It's okay. Okay, I'll take 41, please. 241, please. Sul on ka 49 või? Ja siin on siis, kui talviti käiakse mäe peal, saad endale sellised, me oleme tavaliselt neid eskimotel jalas, aga et lume sisse mitte vajuda. Aga varsti sinna me omadega suundume. Ma pean ütlema, et ma tunnen ennast väga valmis. Saapad jalas, uus nõksub.
mul hakkas kõik valutama. Valmis minema. Mõnus. Nüüd me läheme koopasse. Okay, Daniele will open the group, I will close the group. Okay. Use me as a pillow in case you need. Selle nimi on saatana koobas ja ma pean ütlema, et mul on hirm nahas, vaadake kui jube sohk. Siin on ilusti trepp tehtud tegelikult, nii et ei pea midagi kartma. Giidi sõnul siis kasutati seda vana laava koobast või laavatunnelit tegelikult lume säiltamiseks, mis viidi siis hiljem sealt ülevalt mäe kõrguselt alla merepiirile, kus seda siis kaljaraha eest maha müüdi, sest lumi, jää, kui ei olnud veel külmkapp ja kõike muud, seda ju kasutati asjade säilitamiseks kui ka siis näiteks jäätise tegemiseks. Nii, me hakkame jõudma. Me oleme oma järgmises punktis, kust me siis istume 4x4 maastiku autosse ja hakkame edasi sõitma. Ma eeldan, et mingi sellise asjaga nagu see seal. Okay, watch out. It's all for you. Okay? Viimane suurem purskamine ja õnnetult lõppenud lugu siis Etna mäe peal juhtus tegelikult 2002 aastal, kui kogu see küla, mis siin oli ehitatud turistidele, laava alla jäi. Ja see on see, mis sellest järgi jäi. Ja kui meie stardipunktist oligi kohe alguses näha veel üksikuid katuseid ja maju, mis siin alla oli jäänud. Aga see kõik juhtus 2002 ja olgugi, et pidevalt on näha, kuidas mägi võib-olla natuke tossab või plahvatab mingi, kuna see on tegu vulkaaniga, mis on aktiivne ja neid kraatreid on seal tegelikult 4, siis ka meie nägime, kuidas 2 tükki parasjagu tossasid. Õnneks on neil seal igasuguseid andureid, jälgimissüsteeme, mida iganes sa ette suudad endale kujutada. Kõik on sinna paigaldatud, et oskaks enam-vähemgi ennustada selle tegevuse põhjal, kas midagi võib juhtuda või mitte. Me oleme nüüd jõudnud siis Etna jalamile, siin pandi meid nii kõrgele, kui meid sai siia panna, et tulla vaatama ja siin täna isegi on jälle väike tegevus toimumas, mis on väga äge. Paar päeva tagasi kohas, see on mingi purskamine toimub, ma näitan ka teile kohe, mõlemast kohast tuleb korraga. Tuul on päris metsik siin. Jah, mis ma ikka oskan öelda? Huvitav. Mis asi see on? Ma ostsin Sephoras selle, see on nagu treatment ja gloss 2. Me tulime Etna tippu, tüdrukud arutavad, mida keegi ostis ja kui hea lipgloss on. See on treatment ka. See on treatment. See oleks pidanud meile kütlema ju. Sinna Etnast. Teil ei olnud aega, teil oli muu. Nii, ja me oleme jõudnud Etnale, kus ta purskab. Jube tuuline on, jah, ma püksid jalga panin. Ja. Või mul ei enne ka püksid. Näe, meie droon läks ka lendu. Elamusturism see tegelikult minu jaoks eriti ei ole, sest me sõitsime lihtsalt siia autodega, siin on hästi palju inimesi. Väga äge oleks tegelikult matkata sinna tippu, sinna meid ei viida. Siia peab kunagi ise tagasi tulema. Me saime nüüd käidud, kõrvad valutavad sellest tuulest. Natuke valutavad, tuul on räige, aga väga tore kogemus. Nüüd meid toodi siis kraatrit vaatama ja ma pean ütlema, inimkonna kahjuks on sinna põhja visatud prahti, nii et ma ei tea, mis teil viga on, aga imelik käitumine. Mis on meie vaatajaid süüdistada, ega nemad ei visanud? No inimesed üldse.
tead, võtab veeklaasi. Jootareks läks viin. Ta on nii tore. Here got a Rosso Brillo, Etna Red DOC from this linear, 600 meters of them, 90 mascalation, 10% 1,000 bottles. All are organic, unfeatured, minimal patching as of file, stop oxidation process. No preservative. We use indigenous system, no filtration, no... Alavad nii vähe, see on mul üks lonks ju. Nii, võtke siis pokaalid kätte. There is no room for me, Roberto, here because it's supposed to be a resting moment for you. And then we are off your driver, so we can't drink wine. It's forbidden. Ole miskit parata, kui veida kurku Parata. Cheers! Cheers. Thank you. Thank you. Me saime siis oma esimese eelroakise kätte ja ma ei tea, kere on hele, nii et mina söön selle kõik ära. Ja need joodikud tellisid veini juurde. Reis on olnud nii väsitav, et meil siin seltskonna pensionär juba pikemat aega magab. Ma ei ole hullu. Ma nägin. Kuidas sa mind kuuled? Sa just olid poolenisti mikus üle. Sa selga taetud ära mõtled. Sa julgenud. Karpsed vaata niimoodi, kurvis kukub. Nii. Me oleme nüüd mingis sükses kohas. See on meie viimane sihtpunkt. Ja meile kirjeldati seda kui mingisugust privaatset randa, aga tegelikult siin on järjekord on ära kadunud. Sealt vist saame alla minna. Siuke lugu. Vaatame, mis seal all on. Siis pidi külm vesi olema ja muud midagi. Ma ütlen, et enamustel lähevad siin jalad krampi, sest see on ikkagi külm vesi siin. Jaa. Teate, kõige hullem ongi see, et kuna me pidime täna ärkama mingi enne kella 7, megauni on peal. Eriti nüüd, kuna me käisime lõunat söömas, võtsime paar pokaali veini seal, et see külm jõgi mind nagu üldse ei ahvatle. Proovisin seal käia ja mul hakkasid jalad läksid krampi. Nii et me tulime siia kohvikusse ja me külma jooki. Ja siis lubas bussijuht meid kuskile suurde supermarketisse viia. See oleks tore, sest et praegu see, kus me oleme käinud, on mingi siuke pisikene nagu mingi pisike siuke külapood on imelik öelda, aga pisike ja kallis pood, et äkki siin on mingi siuke suurem supermarket, saame hotelli snäki ja värki. Sa võtsid jäätist või? Jah. Kirli! Meil tekkis arutelu Maljuga, siin on 124 või 134 trepiastet. Ja ma ütlesin Malju, et kas ma pean hakkama siit tagumikust üles lükkama, et pikk tee minna. Te mõtlesid, äkki ma pean sind lükkama, sest sa oled vana mees mulle. Ma ütlesin, tead, kallikene, ma võin siin üles joosta ka ja ta ei uskunud seda. Ja nüüd meil on kihlvedu. Ta räägib nii uhkelt, nagu ta oleks juba jooksnud. Ja ma lihtsalt tahan Maljule tõestada, et ta ei pea kahtlema oma mehe füüsilises võimekuses. 60 sekundit, ta ütles, et 50. 50 sekundit, no nii. Ja tema seda ei usu. Ja meil on väike kihlvedu. Ja varsti ei usu ka Märten. Ühesõnaga, siit see algab. Ma pean vajutama, mul juba 4 sekundit käinud. Nii et... Pärast arvutame maha. Ei, oota, ma panen nüüd. Läks. Nii. Jääb veel minna, aga see vist on tehtav küll. Nii, ma praegu jooksin 35 sekundit. Ühesõnaga, vlog lõppes väga ootamatu koha pealt ära. Ma tegin esimese proovijooksu 35 sekundit. Mul jäi veel üks
niimoodi minna, on ju, mingi 20 aastat. Mõtlesin, mul on energiat. Ühesõnaga, ma ei teinud seda ära, Maljul oli õigus järjekordselt minutiga oleks seal ära teinud. Ma arvan, et see oleks olnud 53 sekundit. Ühesõnaga, siis ma läksin alla, rääkisin loo ära, kõik tahtsid kohe üles minna ja ma tegin teise katse uuesti koos giidiga, kes pani taimerit. Ja see oli väga ränk, ma ütlen ausalt, ma pärast seda teist jooksu sinna üles, 124 või 134 aastat, ma mõtlesin, ma oleks valmis olnud isegi oksendama. Ma vett ei julgenud juua, sest siis ma oleks oksendanud. See oli raske, täna mu sääred valutavad. Nii et müts maha päästjate eest, kes jooksevad neid treppe, müts maha kõikidest, kes treppe jooksevad ja harjutavad ja sedasi trenni teevad. See oli väga ränk, aga ma olen 40-aastane ja ma kindlasti ei ole oma elu tippvormis. Aga järjekordselt, see inspireeris mind rohkem treppe jooksma, nii et äkki järgmine aasta, kui ma tagasi tulen, siis ma proovin seda uuesti. Et tegelikult jah, mul oleks olnud 52-53 sekundit läinud. Kurat, peab oma naist kuulama rohkem ausalt. Jube targad on nad mõnikord.